Tere! Aasta 218 juhtus Lähis-Idas midagi veidrat. Süüria linnas Emessas üks Rooma leegion otsustas kuulutada sõja impeeriumi vastu ja panna troonile 14-aastane poiss, kes nende meelest oli parem riigijuht kui treenitud ja kogemusrikas sõjaväelane. See poiss oli Varius Avitus, kuid tal oli rohkem nimesid. Tänapäeval tema kuulsaim on postuumne Elagabalus. Varius sündis aastal 204 kuskil Rooma linna ligidal ning ta kuulus tehniliselt Severani dünastiasse, kuna tema vanaema oli keisri Caracalla tädi. Tänu sellele Variuse emapoolne pere sai nautida impeeriumi valeed 20 aastat, kui lõpuks nende sugulane Caracalla mõrvati Pretoriani Macrinuse poolt aasta 217. Variuse perekond kaotas pärast seda täielikult oma poliitilise võimu ning neid pagendati Süüriasse, kus nende rikkalik valandus peitus. See ei mõjutanud Variust üldse, tema oli tegelikult juba ammu seal. Varius, meie peategelane, ei kuulunud impeeriumi pärijate sekka. Ta oli kaudne sugulane, kellel oli natukene prestiiži, mille tõttu tema olemasolu Roomas ei olnud tähtis. Tema elu mõte oli saada Süüria päikesejumala preestriks, nagu tema emapoolses peres traditsiooniks oli, ning just seda ta tegigi Emessa linnas juba paar aastat enne Caracalla surma. Tema eest hoolitses tema ema Soemis, kes õpetas talle, kuidas olla süürlane, kuni lõpuks tema vanaema Maissa jõudis kohale, arvatavasti tuues endaga kaasa ka Aleksandruse, kes oli Variuse tädipoeg. Järgnes periood, milles mõlemad poisid veetsid üksteisega palju aega koos, kuni lõpuks neid määrati päikesejumala Elagabaluse preestriteks. Aga kuna Varius oli vanem, osutus peapreesti roll temale. Varius oli ainult 14 ja nüüd kui üks kõige tähtsam isik Emessa linnas. Olles oma religiooni juht ning äärmuselt rikas, võis ta teha ükskõik, mis ta soovis. Ja just seda ta tegigi. Ta võttis osa ratsavõistlustest, käis kaamelite peal jahtidel ning jõi ja suitsetas oma preestri kostüümis, samal ajal kui inimesed plaksutasid. Ta riietus tihti barbari stiilis, kandes lillasid tuunikuid, mis olid dekoreeritud kullaga ning ulatusid tema varasteni. Tema peal kohal oli kroon, mis koosnes mitmestest vääriskividest. Varius oli kõige ilusam poiss maailmas ning teda võrreldi jumalikkusega. Ta lihtsalt võitis elus. Olles preester tantsis ta altari ümber oma hinnalises riietes, samal ajal kui mängisid flöödid ja teised instrumendid. Seda kõike vaatasid suurima huviga pealt kohalikud ning sõdurid, teades väga hästi, et ta oli keisri perekonna liige. Selle tähelepanu suurimaks mõjutajaks oli tema harukordne ilu. Kuid see paradiis hakkas varsti kaduma. Keisri Caracalla surma ajal oli Emessa linnas üks leegion, mis kaitses Foniikiat parti rünnakute käest. See oli väga kaootiline piirkond, kus ühel päeval võis sulle kõrbes vastu tulla kaupnik vürtsidega ning teisel mongolid, kes tahtsid sind tappa. Ja need sõdurid, kes viibisid selles territooriumis, tihti leidsid lõõgastust just Emessa linnas ning nende lemmikkoht oli just Elagabaluse tempel, kus nad ettekäändena käisid jumalat austamas, kuid tegelikkuses ainult Variust vaatamas. Kui Variuse ambitsioonikas vanaema nägi seda, tekkis tal mõte. Hei, näed seda tüüpi seal? Naised saunas on rääkinud, et ta on tegelikult Caracalla poeg. Lihtsalt vaata neid kahte pilti. Ja seda kullakotti. Nagu see peab olema tõsi. Neil on just samad silmad. Eks ju? Rooma oli 3. saja alguses väga ebastabiilne, kuna endine keisar Caracalla oli tõstnud sõdurite palka nii kõrgele, et valitsusel ei olnud enam neile midagi maksta. Mille pärast Macrinus, järgmine keisar, otsustas langetada uute sõdurite palka. Veteranid, kes olid harjunud suurema tasuga, aga nägid seda kui rünnakud ning nõudsid, et kõik saaksid sama palju raha. Üks probleem. Väga vähesed suutsid seda nõuet täita. Maissa, kogenud ning ambitsioonikas poliitik, teadis seda väga hästi. Plaanides oma pere taastõusu troonile, hakkas ta levitama kuulujutte, et Caracalla oli maganud Variuse ema ja tädiga ning et varasemalt teadmatu preester oli seaduslik troonipärija. See levis nagu katk rahulolematute sõdurite seas ja varsti terve leegion teadis seda. Variuse lugu on meile säilinud põhiliselt tänule 2 inimesele, Cassiusdiole ja Herodianusele. Mõlemad antiikautorid surid circa 240 ja elasid läbi konflikti, milleni me kohe joome. Cassiusdio oli senaator, kes sai väga hästi läbi Variuse järeltulijaga ning tänu sellele sõprusele sai ta ka konsuliks aasta 229. Nad olid väga ligidased ning omasid samu vaenlasid. Varius oli üks nendest.
Herodianus, oma enda sõnade järgi, töötas Rooma sotsiaalsektoris. Suure tõenäosusega tal oli selline amet või selline ametikoht vähemalt, kuna ta oli haritud süülane ning ta oskas 3 keelt. Ja just selliseid inimesi otsitigi sel ajal, kui Süüria mõju domineeris Roomas. Ja ta lemmiktegu oli moraliseerida, mille tõttu see on veider, et ta ei teinud seda siis, kui teemaks oli tema rahvuses keisrid. Aga ikkagi. Neil mõlemal tüübil on üks asi sarnane. Nad ei näe mitte midagi pealt. Aga meil on ka veel teisi annikaid. Kahjuks. Neid on 3. Üks nendest on Historia Gusta, teine Epitome de Caesaribus ja 3. Sosimuse uus ajalugu. Need on täiesti kasutud, kuna neid kirjutati vähemalt 100 aastat hiljem ning need ainult arendavad Dio vaenulikku propagandat ilma tõenditeta. Just nendest tekstidest on tulnud välja kõige suuremad valed Variuse kohta, nagu näiteks see, et ta tappis inimesi lilledega peol, või see, et ta sundis paljaid naisi tirima tema kaarikut, või see, et ta kastreeris iseennast. Põhjuseks, miks ma seda teile maininud see. Te peate teadma, et Variuse elu ei ole meile hästi teada. Tema lugu tuleb meile põhiliselt ainult 2 mehest. Ja need tüübid ei ole eriti usaldusväärsed. Üks nendest oli poliitiliselt ning finantsiliselt motiveeritud olema Variuse vaenlane ning teine muutis oma iseloomu, kui teemaks oli tema ülemus. Eriti raskeks teeb see, et meil ei ole mitte ühtegi teksti Variuse kohta, mis pärineb varasemalt kui 218, siis kui algas sõda. Seda kõike toob kokku hästi ajaloolane Leonardo Prado, kelle teos Elagabalus, fakt või fiktsioon oli suureks abiks selle video koostamises. Te hakkate temast kuulama palju. Aga suundudes tagasi Rooma, ma soovin, et te peaksite ühte asja meeles. Lugude ustavus ei olnud eriti tähtis antiikautoritele. Nüüd lähevad asjad natuke keeruliseks. Herodianus väidab, et Maissa lubas anda kogu oma varanduse Emessa sõduritele, vastutasuks, et nad aitavad Variuse impeeriumi troonile. Sõdurid, mõeldes pensionile ja Macrinuse tegudele, ütlesid Maissale, et ta tuleks koos oma perega öösel nende laagrisse ja et nad imetavad Varius Caracalla pojaks ning keisriks sel momendi, kui ta astub väravast sisse. Dio väidab, et Maissa ei olnud kuidagi mässuga seotud, vaid et Variuse õpetajad Eudicianus ja Cannis algatasid mässu keisri Maginuse vastu. Nemad oletavalt viisid Variuse sõjaväelaagrisse ilma tema ema ning vanaema teadmiseta ja veensid seal sõdureid panna poissi troonile. Olukorra teeb raskeks see, et Herodianus ei maini üldsegi neid õpetajaid, kuigi Dio sõnade järgi peaksid nad olema kesksed tegelased. Nii et meil on 2 versiooni sellest, mis juhtus Emessas. Üks, et vanaema tegi Variuse keisriks, teine, et õpetajad. Kumb versioon on tõele ligemal? Mõlemas loos on Varius passiivne näitleja, keda teised ära kasutavad. Tema ei ole see, kes juhib sõda ja haarab võimu. Tema on see, kellele antakse võim. Võimu haaramine ning võimu saamine ei ole üks ja sama. Ühes on valitseja oma enda oskuste ja jõuga troonile saanud. Teises on valitseja pandud troonile teiste poolt, mis tähendab, et ta omab oma staatust neile, mitte endale. Antud juhul, kes omab päriselt võimu? See, kes istub troonil või see, kes pani troonile uue valitseja? See, kes pani troonile uue valitseja, kuna tema saab teha seda uuesti. Eudicianus ja Cannis on sellest vaatenurgas problemaatilised. Nemad lihtsalt kaovad loost ära, kui Varius saab keisriks. Eudicianus haitub ja Cannis saab kohe surma. Oletavalt Varius tappis ta oma enda kätega, sest ta proovis sundida keisrit elama tagasihoidlikult. Teine probleem on, miks see üks leegion üldse kulutas sõja. Miks need mehed riskisid oma enda eluga, et panna troonile keegi, kes polnud selleks piisavalt sobilik. Dio ainuke seletus on see, et neile ei meeldinud Macrinus. Minu jaoks see põhjendus on natuke liiga kerge, nagu see tuleks välja Disney filmist. Herodianus on rohkem loogiline siin kohas, kuna tema toob välja, et Maissa hõrgutas mehi oma varandusega, midagi, mida Eudicianus ega Cannis ei oleks olnud võimelised tegema, kuna nemad ei olnud endise keisri perekonna liikmed ega rikkad nagu Maissa. 3. probleem on Maissa täielik puudumine Dio versioonist, mis ei saa olla tõsi, sest just tema oli see, kes teenis kõige rohkem mässust ning see on ebatõenäoline, et ta ei teadnud sellest midagi. Miks võitles see leegion vaenlase nimel? Sest Maissa oli need ära ostnud. A few moments later. Imperaator, 3. leegion kallika on tõusnud meie vastu ja nimetanud ühte poissi Caracalla pojaks ning keisriks. No oksis. Macrinus oli väga huvitav keiser. Ta oli siis tegelikult ainult 1 aasta, et terve see aeg ta ei külastanud mitte ühtegi korda Rooma linna, kuna ta oli terve aeg Antiochis parandamas oma eelkäija poliitilisi katastroofe.
ja kui ta sai teada, et üks suvaline poiss oli kuulutatud Caracalla pojaks, teda see eriti ei huvitanud. Tema sõdurid ei mõelnud samamoodi. Kui nemad kuulsid, et uus troonipärija oli leitud ja et mässulised said kenasi preemiaid, hakkasid nad mõtlema ümber oma lojaalsuseid. Aga mäss oli ikka mäss ja reeturid tuli pead maha raiuda, mille tõttu Macrinus saatis ühe oma Berteriani Julianuse seda kõike korraldama. Kui Julianus jõudis Messasse, leidis ta sealt laagri, mis oli varustatud terve linna ressurssidega. See lahing ei saanud olema kerge agressoritele. Nad ründasid mitu korda väravaid, enda ei saavutanud mitte midagi. Demoraliseeritult Julianuse mehed vaatasid müüre ning nad nägid Variust, Caracalla riietes, uhkustamas, et ta on keisripoeg ja tema ümber sõdureid lehvitamas kullakotte. Varius tõenäoliselt uskus oma päritolu valet, kuna ta kõneles vaenulikele sõduritele enesekindlalt, peenvalt, juhkelt. Raske tegu, mida saavutada, kui sa oled 14 ning ise ei usu seda. Ründavad roomlased mõeldes, miks nad peaksid surema keisri eest, kes neid ei väärtusta, tõusid üles ja raiusid Julianuse pea maha. Seejärel läksid nad Variuse poolele üle ning ustavalt uskusid sõja õigustust, kuna ainukene tõend, mis nad vajasid, oli kuld. Järgnevate päevade jooksul aina rohkem sõdurid liitusid nendega. Macrinus, taibates situatsiooni olulisust, võttis Variust aina tõsisemalt. Kartes rohkem reetmisi, otsustas taanduda oma ebapopulaarsetest protokollidest. Ta andis leegionitele rohkem süüa ja kulda ning nimetas isegi oma 10-aastase poja kaaskeisriks, et tal oleks põhjust lõputseda oma meestega. Ta korraldas suure pidusöögi, mis oli ettekäändiliselt mõeldud tema poja auks, kuid tegelikkuses oli pühendatud tema alamatele. Samal ajal kui Macrinus sõbrustas oma külalistega, kingiti talle Julianuse pea. Macrinus vaatas seda pead ning nägi kaotuse hinda. Kartes, et teda ootab ees sama saatus, ei julgenud keisri enam Messat rünnata. Kui Macrinuse mehed nägid sellist argust, lahkusid nad tema teenistusest. Saades teada ka veel, et Foiniikia ja Egiptuse provintsid olid samuti langenud kaasusse, otsustas keiser lõpuks vallutada Messa linna selle väega, mis tal alles oli. Marssides linna poole nägi ta horisondil Variuse armeed endale vastu tulemas. Ilma muu valikuta ründas Macrinus Variust, Foiniikia ja Süüria piiri juures. See lahing oli kõikide jaoks segane. Macrinus, hinnates olukorda kehvasti, kartis, et ta võib kaotada lahingu, mille tõttu ta rietus ennast ränduriks ning pidas mitu päeva järjest maratoni, samal ajal kui lahing ikka veel kestis. Selle tagajärjel keisri jõukaitsjad, tundes ennast reedetuna, kuulutasid oma toetust Variusele. Macrinus ei elanud pärast seda kaua. Teda püüti Bitüünias kinni ja talt rajuti pea maha. Koos Macrinusega hukkus ka tema poeg, kes oli kaaskeiser ning 10. Ja niimoodi suri keiser Macrinus, kes aasta tagasi oma võimule tuleku ajal ei teadnud isegi Variuse nime. Kõik leegionid olid nüüd kuulutanud oma toetust Variusele kui uuele juhile de jure, kuid tegelikkuses olid hoopiski võimul Maissa ja tema nõustajad, kuna Varius oli liialt noor, harimatu ja kaugenematu, et impeeriumit valitseda. Nemad enne poisiga Roomasse naasemist sättisid idasased korda. Variuse maailm oli nüüd keeratud pahupidi. Ta ei saanud enam elada nii nagu Messas. Ratsavõistlusi ega jahiretki ei tohtinud enam äkiliselt korraldada, sest äkki kellelgi on kaasas nuga. Teda nüüd valvasid ööpäevaringsad ustavad mehed, maissamehed, kes hoidsid teda eemal pahandustest. Teda viidi koosolekutele, kus ta pidi teeskama, et ta paneb tähele ning andma vastuseid, mida Maissa oli varem talle päev tuupinud. Nooruse vabadused olid läinud ja ta elu sai olema pidevas ohus. Tõenäoliselt Varius taipas varem või hiljem, kui tal ei olnud, et Maissa soov ei olnud teha temast keisrit, vaid hoopis, et valitseda tema nimel. Ta võis anda järel lapsena oma hooldajate käskudele, aga kui ta hakkab ennetamatult täiskasvanuks saama, kõik muutub. Olles alles Lähis-Idas andis Varius käsu vermida uusi münte oma jumalast Elagabalusest, mis oli kummaline, kuna Elagabalus ei kuulunud Roma panteoni, mis tähendas, et keisril ei olnud ka mingi kohustus seda teha. Pidage meeles, et ikka ajal mündid olid massikommunikatsiooni vahendid. Kui keisrid hakkasid kandma habemeid ja seda ka kujutati ka müntidel, siis korraga oli igal mehel habe. Variuse esimene tegu keisrina oli levitada oma jumala kultust. Järgmisena hakkas ta kandma veelgi hinnalisemad riideid, mis olid inspireeritud Foiniikia stiilist. Varius vihkas Kreeka ja Rooma riided, kuna tema jaoks oli nende materjal kõlbmatu ja ainult Süüria kangas oli sobilik. Sellele järgnedes korraldas ta näiliselt orgeistlikke tseremooniaid oma jumala auks. Maissa, näes seda, proovis mitu korda muuta oma lapselast rohkem roomalikuks.
Vanaema kartis, et Mariuse maine võib olla rikutud, kui ta barbarile esimest korda senatisse siseneb. Roomlaste jaoks oli Mariuse stiil võõramaine ning mõeldud ainult naistele. Nende silmis keiser pidi välja nägema, nagu ta suurendaks leskede arvu populatsioonis, mitte et ta oleks väike lusikas voodis. Aga Marius ei hoolinud oma vanema hoiatustest. Ta kuulas ainult neid, kes mõtlesid temaga samamoodi. Kas te märkasite, mis just juhtus? Lõpuks ometi, meil on esimene kirjeldus Mariuse tegelikkusest iseseisvusest. Seni on Marius alati olnud nagu lipp tagaplaanil, mitte isik oma enda soovidega. Ta ei ole teinud mitte ühtegi otsust ise, vaid hoopis on allunud oma hooldajate plaanidele. Ma väga kahtlen, et Mariuse arvamust üldsegi küsiti sai alguses veel vähem sel ajal, aga nüüd, kui ta on keiser, tulevad tema omalaadsed tunnused välja kahes väga personaalses kohas, riietes ja religioonis. Riided koostavad tähtsa osa meie isiksusest, sest läbi nende me otsustame, kes me oleme ja kuidas me ennast esitame. Religioon on ka äärmiselt isiklik. Keegi saa seda meilt ära võtta ja Marius kasutab neid mõlemat, et luua oma enda iseseisev isik. Ta on ikkagi alles teismeline. Ta ei tea, kes ta veel on ning ta avastab, et läbi religiooni ta saab vabaduse. Marius keeldus allumast normidele. Kui ta ikkagi soovis teada, kuidas publik reageeriks tema välimusele, mille tõttu ta lasi maalida endast suure maali, mille ta oli kujutanud ennast oma uhkes kostüümis, vabas õhus läbi viimas tseremooniad oma jumala ees. See maal saadeti siis Rooma ja pandi üles senati hoonesse võidujumalana kuju kohale, et rahvas harjuks Mariuse iseloomuga. Selleks ajaks, kui Marius oli saabunud esimest korda pealinna keisrina koos oma jumalaga, olid roomlased kohanenud tema omapäraga. Mariuse jumal oli füüsiliselt üks suur meteoriit, mida ta tõi endaga kaasa Messast. Sa pead seda teadma, see tuleb testi peale. Jätkame siis edasi siin. Kohe, kui ta oli kohale jõudnud, lisas ta oma päikese jumala ametlikult Rooma religiooni. Senat siis kinnitas Rooma seadusena, et Marius oli Elagabaaluse preester ja et Elagabaalus kuulusid impeeriumi kultusesse, mis tähendas, et kõik tema austamised olid nüüd formaalsed. Seejärel lasi Marius eitada sellele meteoriidile vapustava templi, mille ta täitis altaritega. Meil igalühel on oma hommikurutiin. Mõned meist magavad sisse, mõned meist lähevad jooksma. Marius aga viis lambaid ja sõnne teisi ilma. Ta soovis igal hommikul näidata oma jumalale, kui tänulik ta oli, tehes seda ohverduste näol. Ja ta ei teinud seda üksinda. Keiser sündis ka oma ihukaitseid ning kõige tähtsamaid Rooma kodanikke riietuma stiilis, mida nemad pidasid naiselikuks ning siis käskis neil kanda ohvriande kullasnõudel tegu, mis oli mõeldud ainult teenritele. Ja kui terve senat vaatas seda tsirkust pealt, täitsis Marius naistega altarite ümber. Marius tegi oletavat salaja ka inimohverdusi ja lukustas ilma kellegi teadmata oma jumala templisse ühe lõvi, ühe ahvi ja ühe mao ning viskas neile poiste sugu elundeid. See Looney Tunes tsirkus läheb aina hullemaks. Vaadates oma jumalast ära silmi, mõtles Marius, miks sa neitsi oled? Nähes sellest suurt probleemi, hakkas ta kohe oma jumalale teise inimest pruuti otsima. Kõige esimene valik, mis ta leidis jumalade Tinderist, oli pallas Ateena. Aga siis Elagabaalus ütles Mariusele Liiga palju riideid. Mille järel keiser jätkas oma otsingut. Lõpuks ta jõudis Kartaagosse, kus ta leidis oma jumala unistuste naise Urania. Urania oli väga tähtis Kartaago rahvale, kuna ta oli seotud Kartaago linna rajamisega ja tema kuju oli seal olnud muistesajast saadik. Marius seda ei huvitanud, ta lihtsalt võttis püha eseme endaga kaasa. Kui kuu jumalanna jõudis Rooma, siis pani teismeline selle oma jumala kõrvale ning käskis, et kõik ja terve Itaalia tähistaksid seda erakorralist sündmust. Leonardo Prado arvab, et selle kaootilise tegutsemise taga oli siiski mõte. Tõenäoliselt sai Marius teel Rooma oma sõduritega peetud vestluste põhjal aru, et ta ei olnud Caracalla poeg, mille järel hakkas ta endale otsima uut õigustust olla keiser. Ta ei saanud enam ametist loobuda. Ta oli katoliiklikus abielus Rooma impeeriumiga, ehk siis kuni surmani. Hea õigustus oli see, mis hoidis seda elus ja ta ei leidnud paremat kui oma jumal. Poisi silmist nimet oli just Elagabaalus määranud ta maailma valitsejaks, kuna selle jumala templis hakkasid sõdurid teda armastama ning selle jumala pärast võitis ta maagiliselt kõige tähtsama lahingu. Mariuse jumala austamine, mis algselt oli viis, kuidas saada iseseisvust ning isiksust, muutus keisri peamiseks ellujäämise taktikaks.
Järgnev osa saab olema detailne seletus Variuse kõige õnnelikumatest päevadest. Soovides võtta osa pereelust, nagu tema jumal, lasi Varius väidetavat tappa ühe mehe, ainult sellepärast, et ta saaks abielluda tema ilusa kõrgsost naisega, Annia Faustinaga, Marcus Aureliuse järeltulijaga. Huvitava kombel natukese aja pärast nad lahutasid. Aga Varius ei andnud alla. Ta soovis saada isaks kiiremas korras, mille tõttu tema järgmine abikaasa oli Cornelia Paula. Dio pidas seda naeruväärseks, kuna tema sõnul Varius ei saanud isegi mees olla, veel vähem ise, sest vaata teda. Luksusasjad nagu parfüümid, hinnalised ehted ja kallid kangad olid seotud idamaadega ning roomlased pidasid kõike seda selliseks. Varius, kuigi roomlane, oli väga idamaine ja Dio ei lõpeta seda mainimast. Keisri pulmade ajal korraldasid mitmeid erinevaid võistlusi, milles gladiaatorid võitlesid loomadega. Päeva lõpuks olid surnud 51 tiigrit ja 1 elevant. Varius vaatas kõike seda ja oma naise selgas suure huviga. Kuni ta märkas oma naise ihuplekke, mille järele ta lõpetas jalamaid abielu. Herodianuse väitel ei aidanud see Variuse mainet. Paljud pidasid teda naiselikuks, mille tõttu soovis teismeline oma mehelikust tõestada, tehes seksivärki Vestaneitsiga. Vestaneitsid olid Rooma kõige pühamad preesrinnad ning nad pidid, nagu nimi vihjab, olema neitsid, senikaua kuni nad olid jumalana teenistuses. Kui keegi võttis Vesta teenrilt neitsilikkuse ära, siis tapeti ta koos tüdrukuga. Varius võttis ühe neitsi endale naiseks. Hiljem ta vabatas senatile oma tegude eest öelda selle põhimõtteliselt. Hei, sorry, et ma sülitasin meie traditsiooni peale, magades selle tüdrukuga, kelle nime ma ei mäleta. Ma lihtsalt ei suutnud hoida vaos oma mehelikku instinkti. Täiesti mitte sõltud temaga, aga kas sa teadsid, et abielu preestri ja preestrinna vahel olid sobilik ja püüdsetud? Sest ma just määrasin, et see on. Natukese aja pärast ta lahutas tüdrukust ja abielus uuesti. See on see, mida antiikautorid ütlevad. Kas sa suudad ette kujutleda, et need lood on petlikud? Rooma kõrgklasside abielude eesmärk ei olnud peamiselt mitte pere loomine, vaid hoopis poliitiliste liitude loomine. Variuse naised olid Rooma kõige võimsamatest perekondadest ja tema lahutused näitavad pigem seda, kuidas Varius otsis endale aktiivselt uusi liitlasi, kes teda elus hoiaksid. Väga tüüpiline asi vannas Roomas. Teemaks ei olnud mitte Variuse maitse muutumine, vaid hoopis tema positsiooni kinnitamine. Nüüd te hakkate kuulama põhiliselt kuulujutte, mida kirjutas üles ainult Dio, kes puudus Roomas terve aeg, kui Varius valitses. Need saavad olema lõbusad, aga kaheldavad. Varius riietus päeval tüüpiliselt mehena, aga tema feminiinne iseloom tuli ikka välja temale iseloomulikus kõndimisstiilis ja hääletoonis. Kui senaatorid tervitasid keisrit, ei seisnud ta püsti nagu mees, vaid hoopis lamas pikali. Ta kandis tihti meiki, kudus ning isegi lasi end naiseks kutsuda. Ta tegi oma habeme ajamisest ürituse ja pärast seda tõmbas kõik karvad oma näost välja, et ta näeks välja rohkem nagu naine. Tal oli mitmeid armukesi. Tüüpiliselt mehed ning tal lemmik oli Hierokles. Varem orja staatusest olnud, Hierokles oli väga ilus kaarikusõitja, keda Varius kohtas ühel võistlusel. Üks asi viis teiseni ning varsti Hierokles elas pale ees. See noormees sai võimsamaks kui keiser ise, mille tõttu inimesed kutsusid teda Variuse meheks. Pärast seda aga Varius pettis teda väga avalikult mitu korda, mille järel kaarikujuht peksis teismelise läbi, kuni ta silmad olid sinised. Keiser nautis seda väga ja armus isegi veel rohkem jõhkardisse. Samal ajal, kui keiser käperdas Hieroklest, saabus tema paleesse uus mees nimega Aurelius. See nooruk oli sportlane ja teda kutsuti kokaks, kuna tema isal oli selline amet. Ta oli äärmiselt kena ja tema mehe au oli pikam Heroklese omast, mistõttu kaarikujuht hakkas kartma, et keiser hakkab armastama kokka rohkem. Tema suurim hirm oli, et temaga võib midagi halba juhtuda, kui ta enam Variusele ei meeldi, mille pärast lasi ta toita Aureliusele kindlaid narkootikume, et ta ei saaks püsti. Pärast draamat, mis kestis terve öö, Aurelius pagenati Roomast. Öösiti käis Varius ka tihti lõbumajades ning kandes peas parukat käitus nagu naisprosta. Samuti külastas kõige kuulsame bordelle, ajas välja kõik töölised ja oli ise õhtu meelelahutus. Ta isegi tegi paleesse spetsiaalse ruumi oma ihade rahuldamiseks, mille eest ta seisis valvel täiesti paljana, samal ajal kui ta flirtis möödakäijatega nagu lõbutüdruk.
kui te panite tähele, siis te märkasite, et nendel lugudel on kindel eesmärk. Uurides neid lähemalt, me saame kohe aru, et need on kas liialdused, pooltõed või lihtsalt valed. Seoses habeme ja naiseks kutsumisega, mündid, mis tulid Variuse valitsuse ajal välja, stiliseerivad keisrit meessoost sõnade lõppudega ja näitavad jooksvalt, kuidas ta habemena kasvas. Seoses arvukestega Variusel oli neid kindlasti mitmeid, kuid tõenäoliselt mitte ihalduse pärast. Prado rõhutab, et juba siis, kui Varius esimest korda Rooma jõudis, ümbritsesid teda mehed, kes olid rohkem lojaalsed poisile kui vanemale. Kuidas oli see võimalik, kui Maissa käes olid kõik karjääripakkumised ning altkäemaksud? Prado vastas, need mehed ei olnud Variuse poole mitte raha, vaid hoopis iha pärast. Varius oli näitleja, tähelepanu keskpunkt ja ilus. Paljud mehed oleksid pidanud teda atraktiivseks ja ihaldus on üks motivaator, mis võib olla võimsam kui oma kasu. Varius teadis seda ning kasutas ära oma elu, et saada teenreid, kes olid lojaalsed ainult talle. Variuse armukesed olid põhiliselt madalast klassist mehed. Roomas mehed viisid võimuni ning tüüpiliselt kõrgedes positsioonides inimesed peavad madalamaid inimesi rohkem usaldusväärsemateks kui oma eakaaslasi. Varius kasutas neid armukesi selleks, et pääseda Maissa kontrolli alt välja. Seoses prostitutsiooniga saksa ajaloone Martin Frey toob välja, et selline käitumine pluss sealjast hoidumine, kastratsioon, sörkamissioon ning laste ohverdamine, kõik see, mille süüdistati Variust, olid tunnusjooned idamaisides religioonides tol ajal, eriti seksitöö, mis esines mitmes semiidi religioonides kui kultuslik prostitutsioon. Niisiis, see ei pruukinud olla mitte teismelise ülemäärane iha, mis läks käest ära, vaid hoopis kultuslik tseremoonia jumala auks. Prado ütleb, et Varius viis neid tseremooniaid läbi religiooni kontekstis, et kinnitada oma positsiooni võimuhierarhia tipus. Nagu varem mainitud, Varius sai sõdurite armastuse tänu Elagopaluse austamisele, mille tõttu tema ellujäämise taktika oli aina rohkem sellele pühenduda. Ainult üks probleem. Varius ei olnud enam Messa laval, vaid Rooma ning Roomas valitses ainult kuld. Kui Massa nägi oma lapselapse tegusid, hakkas ta kartma, et ta võib kaotada mõju keisri üle ning sellega koos enda võimupositsiooni, mille tõttu Variuse vanaema plaanis riigikorda muuta. Herodianus väidab, et Massa veenis Variust lapsendama oma sugulast Aleksandrust, nimetades teda Caesariks, õigustades, et niimoodi teismelisel oleks rohkem aega pühenduda Elagopaluse kultusele, kuna ta ei peaks muretsema impeeriumi probleemide üle, millega tegeleks nüüd tema poeg. Väga veider väide, kuna Aleksandrus ei olnud isegi pubekas. Igal juhul, Varius ja Aleksandros sisenesid ühel päeva senatisse. Nende kõrval istusid Variuse ema, Soemis ja mõlema poisi vanaema, Maissa. Revolutsiooniline tegu, kuna mitte ükski naine ei tohtinud osaleda senati istungil. Varius siis kuulutas, et Aleksandros oli nüüd Aleksander, tema ametlik poeg. Seejärel määrati mõlemad poisid järgmise aasta konsuliteks ja kõik senaatorid tõusid püsti ning kuulutasid oma toetust 16-aastasele poisile, kes oli määratud 12-aastase lapse isaks. Kui Varius kuulis oma alamate komplimente, siis ta tänas neid ning soovis, et tema ihukaitsjad ehk pretoriaanid oleksid sama toetavad, kuigi ta maksab neile aina rohkem palka. Ja selles seisneski terve Variuse valitsuse probleem. Variuse tädi, Mamaea, oli keisri suhtes väga vaenulik ning tema hakkas andma pretoriaanidele aina rohkem altkäemaksu, et saada toetust oma pojale Aleksandrile. See kuld pidi tulema Maissa käest, kuna muul juhul ei oleks Mamaea suutnud pakkuda suuremat summat kui Varius. Minu meelest Varius isegi kahtlustas, et midagi sellist võis juhtuda ja ta läks kaasa lapsendamise mõttega, et sõlmida rahu oma vanaema ning tädimaja. Alles hiljem ta taipas, et see oli viga. Mäletate neid abielusid? Need kõik toimusid sel aastal, mil Varius lapsendas Aleksandri. Nende sündmuse tegelik järjekord oli selline. Maissa oli pannud varem Variuse ja Paula paari, aga keisrile see ei meeldinud, kui nad tahtis liitlasi, kes oleksid talle ustavad. Seetõttu ta võttis endale naiseks Vestaneitsi. Läbi selle abielulepingu ta toetas oma religioosset strateegiat, aga proovides sõlmida rahu oma perega, lahutas ta Vestaneitsist ja abielus uue naisega, samal ajal kui ta lapsendas oma sugulase, jättes tahaplaanile oma jumala austamise taktika. Tõenäoliselt, tegi Maissa siis lõpliku otsuse Variuse tappa, sest seda oli raske kontrollida ning nüüd oli tal olemas kõik vahendid, et panna Aleksandri troonile. Et saada lahti ustavatest teenritest, andis Maissa raha Mamaeale, kes omakorda andis selle jõukaisjatele. Varius taipas, et tema positsioon oli nõrgenenud, kuna Mamaea poolele asus aina rohkem mehi. Ta sai aru, et lõpp oli käes ning ta läks tagasi oma neitsi juurde, nähes, et religioon oli kõik, mis ta alles oli. Sellepärast ei võtnud ta oma valitsuse 4. aastal enam konsuli ametit ning keskendus ainult oma jumala austamisele ning Aleksandri emaldamisele. Ta proovis mitu korda saada lahti oma sugulasest, kuid tulemuseta.
kuna Maissa oli saanud liiga võimsaks. Olles ärritunud, võttis keiser Aleksandrilt ära Caesari tiitli ning keelas tal avalikus õhus viibida. Ta levitas kuulujutte Aleksandri surmast, et näha, kuidas tema ihukaised sellele reageerivad. Kui pretoriaanid neid kuulsid, keeldusid nad keisri allumast ning nõudsid, et Aleksander tuuakse nende juurde. Keiser võttis siis Aleksandri endaga vaenlaste laagrisse kaasa. Kui pretoriaanid nägid Aleksandrit, hakkasid nad karjuma tema nime, ignoreerides keisrit. Selle peale Varius oletavat vihastas ning käskis reeturid tappa. See oli tema kõige viimane tegu siin maailmas, kuna kohe pärast seda ta kõri lõigati lahti. Ta ei elanud isegi 20. eluaastani.